Aga kui me nüüd oleme kohal ja valgus on tagasi, siis on mul hea meel sisse juhatada meie olümpiakonverentsi päeva teine pool ja juhatan selle sisse Olümpiaakadeemia ühe traditsioonilise projektiga, kui te lubate sellist sõna kasutada, ettevõtmisega, mis sündis 10 aastat tagasi, isegi juba rohkem kui 10 aastat tagasi, see mõte on veidi vanem, Eesti Spordimuuseumi tollase nimega, nüüd Eesti Spordi Olümpiamuuseumi ja Eesti Olümpiaakadeemia ühise ettevõtmisena. See on siis Georg Hackenschmidti raamatuauhind ja nagu aastaarv näitab, nii nagu ka Tokyo olümpiamängudega, nii ka selle raamatuauhinnaga, kuigi veidi teistel põhjustel on kõik õige. 2021. aastal tulebki üle anda auhind raamatule, mis ilmus varem, ehk siis aastal 2020. Ja see on traditsiooniliselt nii olnud, nii et siin ei ole nüüd tegemist koroonaviirusest põhjustatud ebameeldivustega. Nii et spordi raamatud aastal 2020. Nagu ikka keskmiselt Eestis ilmub selliseid spordiraamatuid, mis sobivad sellele raamatuauhinnale statuudi kohaselt siis originaalid, eestikeelsed, esmatrükid, nii-öelda kordustrükke me ei taha ja ka sariväljaandeid me ei tahaks tunnustada sel põhjusel, et need muidu ju kogu aeg oleksidki meil seal tunnustamiseks ühed ja samad sariväljaanded, ehk siis sellised originaalsed, ühekordsed esmailmunud raamatud ja keskelt läbi neid Eestis igal aastal ilmub paarkümmend, nii ka aastal 2020. Nendest omakorda sellisest žürii poolsest eelfiltrist läks läbi, oli vist neid 11 või 12 ja kui siis žürii maha istus, oli üks tõsine tööpäev suvises tokyolikult kuumas Tartus. Väikse veejahutuse tulemusena kestis see võib-olla 2,5, võib-olla 3 tundi see arutelu ja kui see otsus lõpuks tehtud sai, siis olid žürii liikmed üsna rahulolevate nägudega, ehk siis sellist üksmeelt leidus. Ja nüüd ongi mul hea meel ette kutsuda siis auhinna üleandjad, Spordi Olümpiamuuseumi juhatuse liige Siim Randoja ja Olümpiaakadeemia president Einar Seli, kas tõikate selle nime ise välja või lubate nüüd õigata selle mul välja? Nii et võitja on selgunud ja kutsun siia auhinna üleandjad ja kutsun siia ka auhinna saaja ja võiduraamat siis on nüüd ekraanil Ivar Jurtšenko jalgratta teemaline raamat Inimene või masin. Ivar, ole hea, tule ka siia. Auhinda ei tahaks käest ära panna. Ma olen selle siia. Aitäh, väga ootamatu, mitte enam tänasel päeval, selles mõttes ma ikkagi teadsin, miks ma siia tulen. Aga Kalle helistas mulle, ma pakun äkki 3 nädalat või 2 nädalat tagasi ja ütles, et võt selline asi on juhtunud. Ma tänan žüriid muidugi hästi targad inimesed, eks. Et valisid õige raamatu. Ei tea sellest valikust selles osas mitte midagi, kes need inimesed olid. Saan aru, et kummal päeval ja neid inimesi ikkagi oli. Ja ega ma midagi väga tarka teile rääkida ei oska või ütleme selles mõttes, et see raamat on ju, või see auhind on ühest küljest nagu tore märk, aga teisest küljest on see, et see võiks olla just nagu vihje, et rääkimine hõbe, vaikimine kuld, et ära enam räägi, et parem kirjuta, et see võib-olla tuleb nagu paremini välja. Et tahaks ikkagi nagu rääkida ka.
no ma räägin selles mõttes lihtsalt, kuidas see raamatu idee või kuidas selle raamatu valmimiseni ma jõudsin. Mul kuidagi kipuvad olema sellise pika vindiga asjad. 2009 tekkis nagu rohkem aega, olin televisioonist juba ära läinud, otsisin uusi väljakutseid ja siis olen Rihoga varasemalt kokku puutunud ja puutusin ka tol perioodil ja tekkis mõte, et teeks raamatut. Temast ei ole tehtud, väga huvitav persoon, nõukogude ajal ka väga kõvad tulemused, aga kuidagi oli jäänud raamatuks vormistamata. Tegime ära esimesed jutud, Riho oli nõus, tegime ära jutud, käisin tiitlivõistlustel, nägin igasuguseid konkurente, tema tolleaegseid konkurente, treenereid, tegin nendega jutte ja siis tulid uued asjad vahele, ma hakkasin tegema järsku filmi Mäed, mida polnud, Tanel Kangertist ja Rein Taaramäest, dokumentaalfilmi, mis siis valmis 2018. aastal. Ja see raamat jäi kuidagi mingil hetkel soiku, aga endal ikkagi nagu tiksus, ebameeldiv, ise lähed rääkima, et teeks raamatu ja siis järsku kuidagi asjad jäävad nagu kinni ja miks see raamat, ka see 2009 nagu idee tekkis, et 2010 oli siis Riho suunal 50 ja juubeliks ja siis mingil hetkel hakkas tulema juba 60. Ja soojendasime asja üles ja siis Riho pani veel pähe sellise mõtte, et tegelikult võiks teha sellise põlvkonna raamatu, et tema on küll peafiguur seal, aga ma usun, et tänasel päeval on siit juba läbi käinud see ka, et ega sportlaseks ei kasvata üksinda, et tegelikult see treeninggrupp on ülitähtis, et sealt tuleksid või sealt tulevadki need suured meistrid, aga sul peab olema ka selline kasvukeskkond. Ja tol ajal 80. keskel oli väga kõva ratturite plejaad ja me natukene muutsimegi selle raamatu fookust ja seepärast tuli ta lõpuks ka nii paks, nagu ta tuli, 575 lehekülge äkki või midagi sellist. See ei olnud nii plaanis, aga väga meeldiv tagasiside oli Jaan Martinsoni poolt, kes siis vist kõikidele raamatutele, mis Eestis ilmuvad, kirjutab arvustusi. Ta lihtsalt loeb neid raamatuid nii kiiresti, et kirjutas siis minu raamatu kohta midagi sellist, et ta arvas, et sellest teemast ei ole võimalik 575 lehekülge huvitavalt kirjutada, aga et ta jõudis eduka lõpuni ja tegelikult ei olnudki nagu väga hull. Mul on väga hea meel, et minuga lõpuni käis seda rada ka kirjastus Tänapäev, kellega me rääkisime siis ka juba 2009. aastal ja raamat sündis siis 2020, et suutsime olla üksteisel olemas ka päris palju aega hiljem. Ja mul on väga hea meel, et Kultuurkapital toetas siis ka selle raamatu väljaandmist ja seda raamatu kirjutamist. Priit Pullerits, nägin Priitu mingi aeg tagasi, või äkki pool aastat tagasi kusagil konverentsil ja siis ütles, et kuule, et mina küll sellist asja valmis ei kirjutaks, et see on jube mahukas, eks. Ja siis ma arvan, et tegelikult on niimoodi, et kui sul mingid asjad on kusagil sees olemas, siis nad tulevad väga kiirelt välja, et sa hakkad mõtteid panema ja sättima ja tegelikult mingil hetkel sa oledki vaadanud, et see maht on tegelikult natuke üle pea kasvanud ja see 575 lehekülge tegelikult ei ole väga ehmatav, et julgelt, Priit, sa võid väga vabalt proovida, ma arvan, sul tuleb, sa saad 600 ka täis. Aitäh, ma tänan veel kord. Ma jah, ei oska siia vist rohkem midagi tarka lisada või tahab keegi midagi küsida veel, et vastata võin küll. Millest tuleb järgmine paks raamat?
Ma olen kunagi jah. Spordiraamat, jaa. Ma olen kunagi kirjutanud kohe sellise statistilise raamatu, aga ka jalgrattaspordist, nüüd ka jalgrattaspordist ja kardan, et kui jalgrattaspordist nüüd räägime, siis 2 ilma 3 ei jää, et kindlasti tuleb midagi veel. Millal tuleb, ei tea, mingid persoonid on õhus, kellest võiks teha, aga siin peab saama nagu omavahelise klappi, et me saaks kirjutada. Päris põnev protsess. Lõpuks on, ma arvan, päris paljud asjaga nii, et lõpuks ei taha nähagi seda raamatut, selles mõttes seda nii palju nämmutatud ja loetud ja ümber kirjutatud ja kohendatud, aga siis läheb mingi aeg mööda ja tegelikult, et võiks teha küll. Et põhimõtteliselt ma arvan, et teeme küll. Aitäh!